Nii, alustame siis volikogu istungiga. Täna puudumisest on teatanud Kaarel Alu ja Jaanus Marrandi. Istung on meil siis nii elektrooniliselt kui kohal olles. Kas soovib keegi sõna veel enne päevakorda? Ei soovi. Päevakord on meil ühepunktiline. Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine. Panen hääletusele, kes on selle poolt, et päevakord ette antud kujul kinnitada, palun käega märku anda. Nii, on kõik poolt? No oli hea jutt juba kuulda. Ja, käsiga püsti, vaidja mille peale. Käsiga püsti, aga meie sind ei näe. Üks hetk. Ei, peaks nägema. Ja, meil ei ole üldse pilti, me ei näe kedagi. Üks hetk on tehniline tõrge. Ei ole pilti korda. Aga mina näen küll ja tagasi. Mina näen teid kaasa. Aga meie teid ei näe. Kuri naine pidi ikka vastu pidama, pilt on jäänud. Meil on hääl, aga pilti pole. Ei peaks olema. Nii, kõik on hästi. Nii, sellega on päevakord ette antud kinnitatud ja päevakorrapunkt on selline. Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine. Liival. Head volikogu liikmed, ma arvan, teile ei tule midagi üllatuslikult, sest et mitte ammu olid Riigikogu valimised, nüüd on järgmised valimised, Euroopa Parlamendi valimised. Ja nii nagu kõikide valimiste ajal hääletamise korraldamiseks tuleb moodustada volikogul jaoskonnakomisjonid. Jaoskonnakomisjonidesse võivad esitada oma kandidaate erakonnad ja ülejäänud komisjoni liikmed esitatakse siis vallasekretäri ettepanekul. 3 erakonda oma ettepanekut tegid, olid Isamaa erakond, Eesti Keskerakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Nimed peaks olema teile väga suures osas tuttavad, te olete varasematel valimistel neid inimesi nii-öelda usaldanud ja komisjonide suurused on moodustatud vastavalt sellele, kui pikalt komisjonid töötavad ja millised ülesanded nendel on. Erinevalt varasemalt teevad nüüd mõlemad valimiskomisjonid, nii valimisjaoskonna number 2 kui jaoskonna number 3 ka kodus hääletamist 3 päeval mõlemad komisjonid ja terve selle valimise nädala 3.–9. töötab valimisjaoskond number 1. Kas ma pean teile need nimed ette lugema või eelnõu on teile saadetud? Et siis ma ette ei loe. Sobib kõigile. Ja siis tõesti, nagu Elarki siin enne tuli siis läbi valimisteenistusega see, me oleme Türi vallas seda varasemalt ka ikkagi silmas pidanud ja nendele inimestele, kelle suhtes mul on teadmine, et tal on lähedane valimisjaoskonnas, me oleme ka varasemalt tähelepanu pööranud, aga ma igaks juhuks loen ette, kes on siis nii-öelda seotud isik, kellest tulenevalt võib olla toimingu piirang. Seotud isik on siis abikaasa, laps, lapselaps, vanem, vanavanem, õde ja vend, aga ka ämm ja äi ning abikaasa ja registreeritud elukaaslase laps. Aga ka inimene, kellega on siis võib olla ametisikul ühine majapidamine või keda ta mõjutab, näiteks eks-abikaasa. Ja samuti siis seotud isikuks selline isik, kes osaleb ettevõttes, kui ametisikule kuulub vähemalt 1/10 sellest ettevõttest. Samamoodi vabaühendus või muu juriidiline isik, mille juht ja järelevalveorganist on. Et kui te olete ise kusagil MTÜ, sihtasutuse ja äriühingu juhatuses või on siis teie see eelnevalt nimetatud sugune selles juhatuses, siis see on seotud isik. Lihtsalt selleks, et te saaksite siis hinnata, et kas teil võis olla keegi selline inimene seal nimekirjas, et seda mina juba ei näe. Et sellisel juhul jah, on tulnud ka PPA-s siis teave, et tegemist on ikkagi majanduslike huvidega ja laienenud toimingu piirang. Sellepärast saatsin teile selle täiendava kirja ka. Minu poolt kõik. Kas on küsimusi? Ei ole sõnavõtte, repliike, märkuseid. Ei ole. Aitäh, Liit. Lähme hääletamise juurde. Kes
on selle poolt, et eelnõu ettekantud kujul vastu võtta, palun käega märku anda. Kõik on poolt kohalolijad. Helen oli ka siin. Et ma saan... Siuke Helen oli ka siin. Ja ta lihtsalt on seal. Ja, Vaatsen, et keele jää. ja, aga ei jõudnud siin. Sellega on eelnõu ettekantud kujul vastu võetud ja päevakord ammendunud. Nii väike ta oligi. Et järgmine volikogu istung on siis 30. mail ja kell 14.